sa Skype'ist tulles ju alustasid seda startupi, see on su esimene startup. Jah. Ja sa oled selle juht. Mis on sinu kõige suurem õppetund selles valdkonnas, et tulla ühest suurest Skype'ist, teha oma startup, hakata ise juhtima, teha midagi hoopis teistsugust? Ma arvan, et üks kõige suuremaid asju, et kui sa tuled suurest korporatsioonist ja mõtled, et ma tean hästi palju ja tead ka, aga kohati või päris tihti sa mõtled kõiki asju üle, sest et korporatsioonis alati mõeldakse juba pikalt ja juba põhjalikult ja juba kaua ja sa ei saa üldse aru, et kuule teised lisaks ka. Meie hästi tugev õppetund oli see, et ära mõtle üle, startupis ei ole selleks aega. Ja me kohati natuke ikka õpime seda ikka veel täna ka, et natuke lööb veel välja vahel. Aga see on niisugune väga teistmoodi mõttemaailm, mida suures korporatsioonis tegelikult aru ei saa. See ei adu, et nädal aega on uskumatult kiiresti minev aeg. Et see on niisugune üks valusamaid õppetunde. Meie teine niisugune põnevamaid õppetunde on, et kui ma varem mõtlesin, et äkki nagu lapsevanemana on olemas niisugune nagu work-life balance midagi, see on täiesti mitte eksisteeriv ja samamoodi nagu sinu enda elu prioriteedid muutuvad. Et kui mu laps oli väga väike, siis mul oli jube palju aega tööd teha. Ta on nagu kuldne laps olnud selle koha pealt. Mida suuremaks ta saab, seda rohkem tal tähelepanu vaja on. Et see ka nagu ei pea paika, et ma mõtlen, et mul on nüüd alati üks ja sama rütm ja kõik on ilgelt lahe, nagu kogu aeg mõtled ümber asju. Ja ma olen sinuga selles balansi osas nii nõus, kusjuures minu see läbipõlemise lugu lõppes nii, et ma sain sellest ikka kuidagi üle. Ma tegin päris pika pausiga Workabitist 1 aasta ja kui ma tagasi tulin, siis üks asi, mida ma kohe alguses lugesin, mul sattus lihtsalt ette. Mediumis on artikkel, mille pealkiri on Fuck the Work-Life Balance, mille on kirjutanud üks naine, kellel on 4 last, kes teeb startupi. Ja sellel hetkel, kui ma päriselt lõin nagu käega sellele, et mul peab mingi balanss kogu aeg elus olema, sellel hetkel hakkasid asjad sujuma nagu päriselt. Ja mitte midagi ei juhtu, kui lapsed ei saa 3 päeva nagu süüa sellist sööki, mida ülejäänud nagu musteremad teevad ja söövad midagi, mis nad ise oskavad teha. Näiteks kummikommi võileivad olid meil alguses laste üks söökidest. Täiesti okei on ju. Ja siis samas mul ei ole ka kahju võtta vahel töölt see mitu päeva ja minna lastega randa, kui mul tekib isu. Et lihtsalt see on nagu tunnetamise asi ja mida rohkem selle pärast stressad, seda hullemaks asi läheb, nii et see oli minu selline õppetund küll ka. Põhiline osa on just see ise stressata selle pärast, et lapsed ka ei stressi üldse ja neil on kõik jumala normaalne, kui nad aru saavad, mis värk on, aga ise stressad ja istud selle otsas.